Tere tulemast vaatame Eesti Õpilasesinduste Liidu teist infokirja. Täna räägime teile jaanuarikuu tegemistest. Tere! Jaanuar möödus juhatuse jaoks tõeliselt nagu ikka. Kohtusime erinevate rahastajatega nagu TTÜ, Swedbank, SEB ning ka koostööpartneritega nagu Tagasi kooli meeskonna ja Harjumaa huvijuhtidega. Koostasime 101 last Toompea lõppfoorumil valminud dokumendile kaaskirja, mis koos Lastekaitse Liiduga valmis. Lisaks kohtusime Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja Eesti Kõrghariduse Kvaliteedi Agentuuriga, et märgistada järgnevaid koostööpunkte. Osalesime ka Keskkonnahariduskeskuste õppevahendite žürii komisjonis, mille hanke tähtaeg lõppes ning žürii komisjoni töö sai lõpetatud. Veel kutsusid noorsotsid meid arutama teemal koolikohustuse tõstmine ja tahtsid teada, mis meie sellest teemast arvame. Lisaks osalesime EMSLi ja Praxise aruteluringil, kuidas teha koostööd ärisektori ja avaliku sektoriga ning kuidas see aitab organisatsiooni jätkusuutlikkusele kaasa. Tere! Olen Liis Konsult ja olen täna Grete-Maria töövari. Jaanuarikuus töötasime läbi uuendatud põhikooli ainekava. 1. veebruaril käisime Grete ja Elisabeth Ammeriga laste ombudsmani nõuandekogu kohtumisel. Samuti avaldasime arvamust põhikooli ja gümnaasiumi seaduse uue eelnõu kohta. Jaanuaris on kultuurivaldkond tegelenud pooleli olevate asjadega, nagu seda on ajalooraamat, üldkoosoleku ja talvekooli korraldamine. Samuti oleme tegelenud vabatahtlike andmebaasi loomisega ja sponsorluskontabeli korrastamisega. Eesti Õpilasesinduste Liiduga on liitunud 2 uut kooli, nendeks on Audru kool ja Laagri kool. Tere tulemast neile! Liikmete valdkonna liige Aronanti Vaino tegeleb hetkel 30. üldkoosoleku peakorraldamisega. 2 tublit ja aktiivset liikmete valdkonna liiget, Mariella Oja ning Brita Lodi, käisid riigigümnaasiumite õpilasesinduste koostöökoja loomisel ning esindasid seal ka õpilasliitu. Samuti käis Brita Lodi koos Margus Maueriga Tartumaa noortekogu korraldatud üritusel õpilasesindused teadlikumaks. Brita Lodi viis läbi komisjoni võtte ning Margus Mauer seletas õpilasesindustele, milline on unistuste õpilasesindus. Rahvusvaheliste suhete valdkond on tegelenud arutelurühma parem arusaam õpilastest vähem segadust koolis korraldamisega, mis toimub juba 8. veebruaril õpilasliidu kontoris ning te olete kõik sinna oodatud. Veel toimus koosolek avaliku poliitika valdkonna juhiga, et arutada võimalikke koostööpunkte ning alustasime ka koostööd Briti saatkonnaga. Kommunikatsiooni valdkonnas oli jaanuarikuus mitmeid tegemisi. Näiteks töötasime välja kommunikatsioonialase tagasiside küsitluse, et muuta kommunikatsioonikorraldust veel efektiivsemaks. Peale selle oleme tegelenud tsentraalsete andmebaaside loomisega, et kõik oluline info oleks kindlas kohas ja ei kaoks mitte kuhugi. Ja veel oleme tegelenud igasuguste jooksvate ülesannetega, nagu infokirja koostamine, infokirja on nüüd ka videoformaadis kättesaadavad, uudiste ülevaate koostamine, erinevate teadete saatmine, Facebooki ja kodulehe haldamine ja muud sellised regulaarsed ülesanded. Aitäh kõigile! Ja nüüd ilmateade. Euroopast, täpsemalt Brüsselist on saabumas avaliku poliitika ning üldisemalt Eesti peale Euroopa Parlamendi valimised ning sellega seoses E3 ühisplatvorm. Kultuurivaldkond toob kaasa aktivistide keelistormi ning terveks veebruarikuuks laskub tegevmeeskonna peale tööpraarikuu. Liikmete valdkonna kohal on kogunemas Strong nimega koolitust andmebaas, mis teotab valmida õige pea. Rahvusvaheliste suhete koolivägivalla teemalise arutelu tulemusena oleme saatmas oma RS-juhti märtsi alguses Budapesti. Kommunikatsioon on pakkumas tormilistele ilmadele leevendust ning koostamas tsentraalseid andmebaase. Ning juhatus on valmistumas suurejooneliseks taifuuniks nimega arengukava, mis teotab tulla võimsam kui kunagi varem. Aitäh vaatamast! Kohtume juba järgmine kuu!